Tere tulemast tagasi videole, aga see ei ole mingi tavaline video. Täna me uputame meie papist tehtud laeva meie ilusas tünnis. Laeva nimi on Põhjatäht keskelside kriipsuga ja me valisime selle nime, kuna ChatGPT ütles, et me annaksime sellele laevale sellise nime. Ja all me näeme 2 auku ja nende 2 augu pärast uppuki siis laev ära. 3 päeval me ehitasime laeva ja kokku võttis ehitamine 10 tundi umbes. Ja ma ehitasin seda oma hea sõbra Reneega. Et siis lähme selle juurde, et hakkame laeva uputama ja oota, ma näitan teile sisemust ka. Mul on siin väike luuk, mille ma avan. Siis paneme selle. Seal taga on väike uks, onju. No mootor ise, Rene teod. No nüüd mina ja Rene panemegi selle vette ja me ei ole seda kusjuures enne vette pannud, et vaatame, kuidas see on. See on hoopis teistsugune vees. Ma arvasin, et see upub üsna kohe ära. Kuidas sul on, Rene? Jah. Kas siin sees on vett ka juba või? Võtame. Ei tundu olevalt, mis on väga huvitav. Ma ei tea, lööme paar auku veel sisse või? Jah. Okei, me oleme siis tagasi, kui me oleme paar auku veel sisse löönud. Me tegime mitu auku juurde ja nüüd siis paneme selle vette. Nüüd see ongi niimoodi vees, et võime loksutada ja siin on väike kokpit ka sees. Et me päris asju siin, midagi sinna sisse ei teinud, kuna Rene pani selle põranda ennem, kui me jõudsime sinna midagi sisse panna. Ära süüdista mind. No ma ei süüdista sind, olgem ausad. No, Põhjatäht on ilus laev ikka. Muide, see laev on firma poolt nimega Sea Baltic ja Eesti ja Läti, Leedu põhivärvid, sinine, punane ja siis heleroheline. Et jah. Seda tuleb natukene nii hoides, see vesi hakkab sisse minema. Ja, see on tõsi. Täiesti tõsi. Okei, ühe sõnaga ma siis nüüd lõpuks me tegime umbes nii suure augu, ma arvan siia. Äta niimoodi siin näeb natuke, mis siin sees sisse on ka läinud. Võt. Las see nüüd olla lihtsalt nagu see on. Nüüd juba on päris palju sügavamal ja ma ütlen, siin on juba päris palju läinud märjaks. Ja siis, kui me sisse paneme, vaata, panen flashi tööle. Vaata, paneme siia niimoodi. Natuke udune on teil. See on ikka veel udune natuke teil. See ei taha mitte uduseks minna. Mul oli samamoodi korraks. Nii, palju parem. Nii, vaata, näete, et siin on juba natuke vett ja asju sees, aga reaalselt vett, kui ennast pole siin sees. Aga ta on ära vettinud. Jaa, kui ta siin natuke on vett.
kui me vaatame siia sisse, siis siin on juba päris palju vett. Et nagu jah. Oi, seal uks on juba peaaegu. Uks on juba. Kuule, see ongi vesi. Jaa, see on täiesti vesi. Näite siia sisse ka. Ei no siin sees ei ole nagu Aga niiskel ikka. Ei ole. Ei ole. Aga jah, et nagu see on juba päris sügaval. Põhiliselt. Nii, me lisasime siia ühe augu. Et see uks on nagu täiesti katki läinud. Ja siis noh, jah, nagu uks kukkus ära. Vaatame, kuidas mootoril ilmselt on juba metsas omadega. Kui me nüüd lähme sisemusse tagasi, siis ma võin öelda, et siin on väga palju vett juba. Et nagu, jah. Ma ütleks, et see tagaosa on juba sügavamal. Jah, kui esiosa või? Ongi. On jaa. See läheb hoopis nagu... Oota, me tegime ukse katki. Ja siis siit voolab nüüd vesi siia, kuigi siin all on niisugune suur auk. No sealt ta kogubki vetti, siis voolab selle küljega sinna. Jah. Mootor plahvatas. Ai, no see on täiesti lõpp ikka. Tegelikult see... jah. Mootor plahvatab. Jah. Siit kaameralt nii väga ei saa aru. Aga kui siit niimoodi vaadata, siis see mootor on täiesti vees. Oota, ma panen selle nüüd siia ilusasti tagasi. Jah, me kasutasime siin liimi ja nagu liimitükk siin nüüd võlbil natuke. Noh, laevast on isegi kahju, nägime nii palju vaeva, aga noh, nüüd hävitame ära lihtsalt. Aga mingis mõttes on lahe vaadata. Oota, vaata, siin on juba vesi siit üle ära. Vaatame, kuidas see on. Issand, see liimi on täiesti... Oo jaa, siit on küll. Seda ei saa enam lahti teha, vesi, ai näe, siit hakkab välja poolema. Vaata, siin on täiesti niimoodi. Ei no, kui sa siin oled, siis nagu palju õnne sul, nagu, kui sa saad veel hingata seal sees nagu. Kuule, ots on õhus ju. On jah? Aga ots on ka nüüd palju sügavamal, vaata. Jaa. Ai no ta vajub nagu niimoodi. Jaa, ta ei vajub natuke. Nii, aga ta nagu niimoodi. Jaa, niimoodi. Ja siis lähed niimoodi. Unustasin öelda, et siin laeval on ka päästepaadid. Et need nagu lähevad ka nüüd nagu. Üks läheb siit ja paneme ilusamini selle ikka. Vupsti. Päästepaadid on nüüd ka lahti. Meil on head ja halvad uudised. Ots on siit nagu põhimõtteliselt täiesti üleval. See ennem oli niimoodi, aga lihtsalt me ei saanud filmida. Ja siin on natuke paindum. Seega see on 2% võimalik, et see murdub ära. Sa tahtsid pigem öelda 0. Ja vaata, need, kes siin nüüd on nagu, hakkavad ka juba õhk saab otsa. Et siin nagu, te vist siit niimoodi päris hästi ei näe. Aga selles sees on ka vett. Jah, vaat. Mis teed? Siin on täiesti... No seal on vist natukene veel vett. Natukene ruumiga. Et nagu, kui sa oled siin laeva sees,
siis siin nagu veel jääks ellu nagu onju. Jaa, no päästepaadid tulevad ühe inimesele pärast veel järgi. Kui see video saab 10 laiki ja teenib meile 5 subscriberit, siis me teeme osa 2. Jaa, me teeme teise laeva ka ja veel ägedama. Ja see siis on reisilaev. Mõelge, see võib isegi põlema minna. Jah, võib. Ei tea. Jah, täpselt. Neid ei tea kunagi. See luuk hakkab ühesõnaga nüüd lahti tulema. Seega terve maailm laguneb ära. Mis ei olnud meie plaan. Laev vajub põhja. Oi ei, meteoriit tuleb meie poole. Ja nüüd tuleb veel üks. See läks täpselt päevale pihta. Mis me teeme? Et me siin natuke tuli just meteoriit ühesõnaga. Milline kokkusattumus? Üks laev päästelaev uppus ära. Ja kõik, no kõik on nüüd surnud ühesõnaga. Kõik on siin ära uppunud ja niimoodi. Ja ühesõnaga, mis veel juhtus? Katke. Jah. Juhi, see oli halvasti ehitatud meile. Ei no siin on nii väike, ainult see mingi niukene, nii lai triip oli meil, saime liimida sinna ainult. Ma proovin päästelaeva, ma katsin augu ära. Ei, ära tee. Lükkame põhja. Näe, uus paat. Uus paat, kus uus? See on jah, uus paat. Nii, me oleme siin umbes alla tunni on ju oodanud. Ja siis on niisugune lugu nüüd, et see laev ei upugi ära nagu. See lihtsalt ei upu, ma ei tea, mis sellel on. Aga see ei upu. See tõuseb üles ja nagu see juhiruumgi. Täpselt. Miks kõik ellu peavad jääma? Ja nagu, vaata, ma panen selle füüsiliselt sinna. Aga see tõuseb üles. Täpselt. Ja sellega sama lugu, näed, viskab alla. Ja, paneme selle siia alla. Lükkame rõskusele. Ma tahan tõusta ülesse. No, lisarõskus ka veel on ju. Hoiab üleval. Okei, me ühesõnaga saime siin, et see mingis osas nagu uppus ära, on ju. Me saime klaaritud temaga selle laevaga. Ja, täpselt. Ta tahtis jonnida. Aga jah. Nüüd me võtame selle veest välja ja vaatame nagu damage'it, mis siin on juhtunud ja kõike. Hindame ka. Ja, hindame ka. Nii, see on nüüd rekk, mis me siit veest välja tõmbasime. Rene oli see põhiline, kes nagu välja tõmbas. Ma pidin sinna külma vette minema, et kätte saada. Jah. Ja kui te ei mäleta, milline see laev alguses on, siis praegult on laev, kuidas see alguses oli.